Tänavu tähistame esimese sinimustvalge lipu 140. aastapäeva, sest 140 aastat tagasi, 4. juunil õnnistati ja pühitseti tõesti esimene sinimustvalge lipp Tartule lähedal Otepääl. Pühitseti ja õnnistati kui Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuks, aga üsna ruttu ja kuidagi loomulikult läks see, et sinimustvalgest sai ka Eesti rahvalipp, rahvuslipp ja kui rahvas hakkas kaela kandma, lõi endale oma riigi, siis ei olnud suuri vaidlusi, et sinimustvalgest sai ka Eesti riigilipp. Nii on ka täna, 140 aastat hiljem. Sinimustvalge on rahvuslipp, riigilipp, aga ka Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp ja mul on täna siin külaliseks ajaloolane ja Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu esimees Kaarel Vanamölder. Ja tere ja ma saangi sinult siis usutleda kõike, mis puudutab seda lippu. Ma sissejuhatavalt ütleks, et kas sa oled nõus, et me oleme siin Eesti Rahva Muuseumi kõige olulisemas toas? Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmena olen ma kindlasti sellega nõus. Võib-olla Eesti Rahva Muuseumi töötajad leiaksid, et näiteks hoidlad võivad olla umbes sama tähtsad kui see. Aga tõsi ta on, et see on nüüd see koht, kus on siis kõigile välja pandud vaatamiseks siis meie kõige esimene ja ainus ja siiani eksisteeriv säilinud lipp. See on ikkagi väga tähelepanuväärne asjaolu, et 140 aastat tagasi õmmeldud lipp on tänaseni alles. Arvestades ka seda, et selle 140 aasta sisse on jäänud ikka väga erinevaid aegu ja ka see konkreetne lipp on väga keerulist teekonda läbinud siia jõudes. Natuke markeerime seda, et mis siis selle konkreetse lipu teel on olnud? Et ta on olnud Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp. See lipp on olnud 1905. aasta demonstratsioonis osalenud, kui selle all läks kähmluseks Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmetele tungiti Tartus kallale. Samamoodi on ta siis Nõukogude okupatsiooni ajal peaasjalikult siis, või nagu pikemalt aega olnud, ta on üldse peidetud siis korstna jala sisse ja siis sealt siis 80. lõpus, 90. aastate alguses uuesti välja võetud ja loomulikult see, mismoodi me teda siin praegu näeme, on ka muidugi austusavaldus Eesti Rahva Muuseumi restauraatoritele, sest nad on ikka sellega kõvasti vaeva näinud. Aga jah, see lipp on siis käsitsi tehtud 140 aastat tagasi, tehtud siis ühe sõpruskonna poolt ja kui me seda lippuga siit vaatame, siis me näeme ka seda, et tema mõõdud on hoopis teissugused, kui me oleksime harjunud nägema või kui me oleme harjunud nägema Eesti rahvuslippu ja teiseks ka seda, et need paanid ei ole võrdsed, et see must on märksa kitsam kui sinine näiteks ja nii edasi, et selle mõttes ongi käsitsi tehtud ja tal on siin ääres on siis sellised brokaatnarmad ja kõike muud, et selles mõttes, et see, mida meie siin enda ees näeme või mida tehti 140 aastat tagasi, ongi see tehtigi üliõpilaste nii-öelda pidulipuks. Aga kui me räägime nendest värvidest, et kas ma võiks nii mõista, et siin ongi esil nüüd see värvikood, mille järgi on järgnevad sinimustvalged lipud kõik valminud, eriti küsin seda sinise põhjal, et see vist ei ole nii? Ei, see ei ole nii, jah. Et siin me näeme tõesti, et see Eesti Üliõpilaste Seltsi sinine on märksa heledam, kui on see hilisema riigilipu rukkiline sinine, et siin on pigem on ta selline taevassinine. Et selles mõttes meil ka Eesti Üliõpilaste Seltsi siis me näeme ka suhteliselt palju vaeva selleks, et hankida endale õigete värvitoonidega värvilinnude, sest neid ei ole Eestis võimalik osta, sa pead eraldi tellima, sest küll on võimalik osta sinimustvalgeid linte, aga siis on need rukkilile sinised. Et selles mõttes meie siiski peame seda enda jaoks oluliseks, aga selles mõttes, et aga miks ta selline taevassinine on, et seda nüüd ju väga hästi võib-olla ei teagi, et ju siis tol hetkel oli sellist kangast näiteks ka on üks põhjus, et kui me mõtleme, et see on selline siidikangas, et siis on ta ikkagi et ilmselt kasutati seda materjali, mis saada oli. Just. Nüüd
võib-olla meie jutt on natuke hüplev, aga ma siiski tahaksin, et see jutt sisaldaks ka selle lipu esimese pidupäeva väikest ülevaadet, et see oligi siis see 140 aastat tagasi, mil see lipp veel Tartu linnas ei tohtinud lehvida. Ja lipule mindi õnnistust ja pühitsust küsima Otepääle. Otepääle, just. Ehk siis, et jah, see oli see mai lõpp 1884, kui siis Eesti üliõpilaste seltsi liikmed, peaaegu kõik olemasolevad liikmed koos in corpore siis tegid siis sellise väljasõidu 3 päeva Otepääle. Ja ühtlasi siis selleks ajaks oli ka õmmeldud siis Karl-August Hermanni abikaasa initsiatiivil ja teiste nobedate näppudega preilide poolt siis see lipp, mis siis võeti kaasa ja teel Otepääle või siis mindi Otepääle, sõideti vankriga sinna ja kui Otepää kiriku torn paistma hakkas, rulliti siis lipp lahti ja mindi siis nii-öelda uljalt, sõideti Otepääle sisse. Miks Otepääle? Sest Otepääl siis oli Eesti üliõpilaste seltsi vilistane kirikuõpetaja Sperling oli seal tööl, et tema juures pastoraadis oli siis hea toimetada ja siis ka tema siis läbi siis nii-öelda tema vahendusel siis toimus ka siis lipu õnnistamine. On kombeks rääkida, et lipp õnnistati ja pühitseti kirikus, aga nii see päris ei olnud. Kiriklas, just. Ja. Aga jällegi, et minu jaoks on siin ka selles mõttes tähtis ka see, et mida nad siis tegelikult teevad. Et kui nad jõuavad, kui nad sõidavad vankritega välja või vankriga, rullivad lipu lahti ja lähevad siis niimoodi uljalt sõidavad Otepääle. Nad läksid nagu nii-öelda kommersisõitu tegema ja sõitsid siis Otepääle. Ja täpselt samamoodi ka seal siis nii-öelda, kui me näeme seda rituaali, et on lipu õnnistamine ja pidulik ja kõike muud, siis toimub ka mingisugune asi, mida Johan Kõpp oma ajaloos on kirjutanud, EVS-i ajaloos, et toimub üldine vennastumine ja kõike muud, ehk siis selles mõttes on see algus on väga märgiline, aga nad võtavad selle oma traditsioonid juba olemas olevates. 19. sajandi alguse selline üliõpilastraditsioon on siin sees. Jaa, seda enam on põhjendatud puudutada seda küsimust, et kuidas see ikkagi tuli, et ühest üliõpilaste organisatsiooni lipust, välisest märgist sai nüüd järsku terve rahvas oma märgi, sealt edasi riik oma põhitunnuse, et jah, et eks selles mõttes me olemegi unikaalsed, aga samas mitte nagu päris, et näiteks kui mõelda siis ka Saksa lipuvärvid on samamoodi üliõpilasühenduse või üliõpilasi koondava organisatsiooni värvid. Eesti üliõpilaste selts on ühtaegu üliõpilaste organisatsioon, täiesti tavaline Tartus õppivate üliõpilaste organisatsioon, aga selle juures ongi just see manifesteerimine, et palun võetagu meid võrdsetena, aga me ajame Eesti asja. Eesti üliõpilaste selts on kindlasti üks nendest, mitte küll päris ainukene, aga üks nendest organisatsioonidest, mis pakub siis sellise universaalse platvormi. Ehk siis, et sa oled Eesti üliõpilaste seltsi liige ja sa saad kõikide nende nii-öelda eestlust edendavate tegevustega siis kokku puutud. Üsna varsti siis ta väljub ka sellisest pelgalt üliõpilasorganisatsiooniks olemisest, vaid ta läheb ka laiemaks selliseks kultuuriveduriks mingis mõttes. Ja sealt siis edasi juba siis ka hiljem siis juba siis liitub ka siis juba sellise poliitilise iseolemise manifesteerimisega ja kõike muud ja siis loomulikult selleks ajaks siis juba Eesti üliõpilaste seltsi värvid on kõigil silme ees. See ongi meie lipp siin ja meie oleme selle siia Eesti Rahva Muuseumile nii-öelda andnud hoiule ja võimaldame seda siin vaadata. Muidugi Eesti Rahva Muuseumiga Eesti üliõpilaste seltsi seob samamoodi pikk ajalugu, et paljuski ka jällegi läbi EÜS-i liikmete see Eesti Rahva Muuseum on loodud ja paljuski tänu EÜS-i liikmete tegevusele ka vanavara kogumisele ja kõike muud, aga see on täiesti loomulik arusaadav, et kui nüüd on olemas see suurepärane maja, siis siin peab olema see koht, kus igaüks saab tulla ja vaadata seda lippu, mis muidu oli veel, kuni Ermi uue majani oli ta, hoiti teda sellises
teraskirstus ja toodi välja ainult väga haruldastel hetkedel. Ja see on tõesti imeline, et me saame iga päev tulla lipu vaatama, ta on väga turvatud, nagu me näeme kõiki kaasaegsete vahendeid kasutades. Kas on selliseid hetki üldse, mil EÜS tuleb ja viib oma esimese lipu kuskile ERM-ist välja või ei enam ole? See ei ole turvaline enam? Ei, mitte ka seda, vaid pole nagu mõtet, et lipp on siin ja tal on, siin on hea olla ja pigem tulda ka kõik Tartusse ja tulda ka ERM-i seda vaatama siia. See on väga hea sõnum. No igal juhul me oleme täna lipu juures, mis on peaaegu 140 aastat vana, võibki nii ütelda, ja selle lipu all on Eesti rahvas võidelnud, on ärganud, on kasvanud ja jätkab oma rännakut